Tänavuste valimiste eel on üsna palju küsitud, et mis on see suur teema, milline peaks olema valimiste põhiteema. Millised peaksid olema riigi olemise tegemise sõlmküsimused, ilma milleta me läbi ei saa. Kas selleks on käibemaksu alandamine, tulumaksu viimine eilsesse päeva, palgavõrdsus, sooneutraalsus, ravijärjekorrad või olematu segregatsioon? Ei, nimetatud on vaid eeldatavad käsitlused, millest parasjagu rääkida soovitakse. Pakutavad päevateemad, mõned neist pastakast välja imetud, mõned vähem, mõned rohkem olulised. Need on jooksvad teemad, millest mõni üksikpartei või üksikpoliitik vestelda sooviks. Kuid need ei ole alusprobleemid või kui te tahate päris probleemiks. Ehk sõlmküsimuseks on meie riigi, rahva ja kultuuri püsimist otseselt mõjutav suveräänsuspuue. See on küsimus sellest, kas meil on riik või on meie riik vaid näiline dekoratsioon, millel on joonistatud meie soovid, kuid millel puudub reaalne sisu. Suveräänsuse täiuslikkus näitab meile tegelikult, kui palju on meil seda oma riiki, seda, mis ainsana saaks tegelikult kaitsta meie oma keelt, kultuuri, iseolemise läbi ise otsustamise. Ja teiseks küsimuseks on see, kui palju on meil riigirahvast. See on kõrgema võimu kandjad, kes omavad riiki ja kes ise saavad täielikult otsustada, millistel tingimustel ja kuidas meie riiki valitsetakse. Ise otsustamine on see tegelik absoluutne võim, see rool kultuuri, rahva, oleviku ja tuleviku juhtimiseks. Kui meie ei taha seda enda käes hoida, siis hoiab seda rooli keegi kolmas, keegi võõras. See, keda meie ei ole valinud ega meie ei ole volitanud, kellele tegelikult ei lähe korda meie rahvuslik kultuur, tema traditsioonid ega väärtused. Ning kui rool läheb ära võõra kätte, siis pole millegi tähtsust, mida me tahame teha iseenda jaoks, oma laste või oma sootsiumi huvides. Kogu meie vaev ja vara on siis võõrama, mis iga hetk võidakse meie käest ära võtta. Viimased 15 aastat on meid viinud tegelikust suveräänsusest üha kaugemale. Meie rippumatu otsustusõigus on muutunud aina näilisemaks ja meie riigiorganismi on üha enam nõrgendamas krooniline haigus, millele või nimeks anda suveräänsuspuue. Üha süvenev iseotsustamise õiguse puudumine. Nii riigi suhetes väljapoole, nagu ka meie rahva suhetes omaenda riigiga. Riigil pole õigust enam ise otsustada, mis ja kuidas toimub midagi, mingi nähtus tema territooriumil. Rahva pole antud võimalust mõjutada olulisi protsesse, mis toimuvad meie riigi territooriumil. Meie suureks ülesandeks on teha riigist taas otsustusvõimega riik, kes saab täna otsustada kõike oma territooriumil, suunates tänased otsused homseks eduks meie rahvale, meie kultuurile, meie hüvanguks. Ülesandeks on likvideerida näilisus. Ise otsustamise vallas andes tagasi autoriteedi nii rahvale kui ka riigile. See tähendab esmalt, et rippumatu otsustusvõime peab olema meie riigil suhetes teiste riikidega, aga ka absoluutne oma enda territooriumil. Meie ainsaks võimaluseks on kehtestada nüüd ja edaspidi, et Eesti mitte kunagi enam ei ühine liitude, organisatsioonide, lepingute, paktidega, millistest ei ole ette nähtud konkreetset, usutavad, usaldatavad ning mõistavad teed väljumiseks, sõbralikuks eemaldumiseks. Teisalt on riikliku suveräänsuse garantiiks aga meie enda rahva otsustusvõime, selle ülemuslikkus ehk rahva õigus otsedemokraatlike instrumentide abil, kasutades referendumeid ja siduvaid rahvahääletusi, öelda oma valitsejatele, mida me tegelikult soovime ja kuidas me seda soovime. EKRE eesmärgiks on see, et eestlasest saaks riigirahvas. Rahvas, kellel on reaalne võim oma riigis ja Eestist saaks taas riik. Mitte näiline ja formaalne, vaid päris riik. Riik, mis on suveräänne, õiglane, traditsioone, rahvuslikke huve kaitsev ning väärikas.